Tead mis, see mu selja taga ei ole green screen ja kui sa tahaksid elada ka sellise vaatega kortermajas, siis see video on just sulle. Eelmine budget video oli siis Balil elamise kohta, ehk siis ma tõin välja oma kuu eelarve ja kuna see läks lihtsalt nii hästi, siis ma mõtlesin, ma teen ka Malaisia kohta ühe. Ma räägin siis ööbimisest, taksodest, toidust ja üldse kõik kulutused, mis meil siin on kuu aja jooksul tulnud. Ja enne kui me alustame, palun pane mulle subscribe, me suutsime 3 kuuga teha üle 1000 subscriberi juba kokku. Vaatame, kui kiirelt me veel kasvada suudame. Võtame esimeseks asjaks siis ööbimise. Kuna Bali oli pigem sükene puhkus ja Malaisiasse me tulime pigem tööd tegema, siis me võtsime suhteliselt odava koha. Kui näete, selja taga view on ikkagi väga crazy. Me võtsime siis 3-toalise korteri siin Kuala Lumpuris ja kusjuures see isegi tuli odavam kui Balil. Et meil läks kuskil 340 eurot näkku, siis kuskil 11 eurot päevas. Asume põhimõtteliselt kesklinnas, nagu selja taga näete. No kuskil sükene 15 minutit on täiesti kesklinna sõitmine. Aga ja, nagu ma mainisin, me võtsime 3-toalise. Meil on siin olemas gym, meil on siin olemas bassein. Bassein asub siis 8. korrusel. Ma tean, et väga paljudes nendes kõrghoonetes on ka bassein viimasel korrusel, nagu ma praegult olen. Ehk siis sa saad ujuda põhimõtteliselt sihukese vaatega kohas, mis on päris insane. Ja ma mainin veel siia ära, et me ööbime siis 3-kesi. Eelmise Bali video all inimesed kommenteerisid, et see on grupi peale. Jah, ma teengi lihtsalt enda kohta, sest me reisime 3-kesi ja need hinnad ongi siis tänu sellele võib-olla natukene odavamad. Enne see Malaisiast tulekut ma arvasin, et igal pool Aasias on nii odav nagu Balil oli. Kõik toidud ja värgid, särgid maksavad mingi paar eurot. Aga kui me vaatasime keskmised palgad on tegelikult suhteliselt samad, mis olid Eestis. Ehk siis teoorias siin peaksid ka olema elamiskulud suhteliselt samad, mis Eestis. Toit. Kui Balil me tellisime põhimõtteliselt 95% kordades süüa, siis siin ma olen enamus ajast teinud ise süüa. Ma olen pigem vähem käinud väljas söömas, ma tean, et Richard ja Kennet on rohkem tellinud, aga toidule on mul läinud siin kuskil 340 eurot. Siin on ka olemas siis Grab nagu Balil oli, aga GoChecki siin pole. Grab oli kindlasti Balil see veits kallim variant, sellega saad sõita taksoga, sellega saad toitu tellida ja isegi maksta mõnes kohas. Aga ütleme nii, et toidu tellimine ei ole kõige odavam. Enamus kordadest läheb ikkagi 5–8 eurot toidu tellimise peale. See on odavam kui Eestis, aga Baliga võrreldes see on ikkagi peaaegu 2 korda kallim vahepeal. Järgmise asjana on siis eSIM. See kuu ma sain selle tasuta, sest et mul oli piisavalt palju juba Revoluti punkte kogutud ja ma sain võtta tasuta endale eSIMi, aga sama nagu Balil 30 päeva üldiselt kuskil 10–15 eurot. Reisikindlustusega on siuke asi, et ma unustasin teha selle siia tulles ära. Ja kuidagi, kuna me oleme terve aja teinud tööd ja olnud enamus aja kodus, siis pole otseselt nagu näinud põhjust teha. Aga muidu reisikindlustus on kuskil 50 eurot. Aga nüüd Balile tagasi minnes ma kindlasti teen selle. Viisa. Võrreldes Baliga, siin on see 0 eurot. Balil oli 30 päeva, oli 35 eurot. Siin viisa tegemine väga lihtne, tegime lennujaamas paar klikki ja valmis ta oligi. Ainus asi, mida me pidime näitama, on kus me ööbime ja tagasi lennupilet. Siis järgmisena juuksur. Me oleme käinud siis kõik ühe korra siin juuksuris. Balil oli see kuskil 5 eurot, siin on kuskil 10 eurot. Me muidugi ei tea keskmist hinda, me võtsime kodu kõrvalt ühe esimese juuksuri, mis ette jäi. Väga okei oli ja 10 eurot. Ma pigem ei kompleini, sest Eestis on ikkagi kuskil 35 eurot. Taksodega me oleme siis rohkem sõitnud, kuna me pole rentinud siin skuutrid ega autot. Balil meil oli kõigil enda skuutrid. Takso peale on läinud siis kuus kuskil 40–50 eurot näkku. Me oleme muidugi 3-kesi, nii et sellepärast see on ka veits odavam. Kui sa üksinda siin taksoga sõidad, siis see on kindlasti veits kallim. Järgmine punkt on siis tegevused. Nagu ma enne mainisin, me oleme põhimõtteliselt terve aja tööd teinud ja toas olnud, ehk siis meil väga palju tegevusi siin ei ole olnud. Aga me käisime näiteks lõbustuspargis. See pilet oli kuskil 30 eurot. Lisaks me oleme käinud sükestes tasuta kohtades nagu Chinatown. Oleme käinud ostukeskustes lihtsalt ringi vaatamas. Aga me oleme veel käinud kinos 2 korda. See on asi, mida me Balil ei proovinud. Võib-olla nüüd, kui ma tagasi Balil lähen, siis ma proovin selle ära. Aga kino, me käisime IMAXis, väga mugavad toolid, väga suur ekraan ja hea heli. Ja ma ei tea, kui kaua ma pole 3D filmi vaadanud koos prillidega, nii et see oli päris lahe, vaatasime Avatari. Kinopilet oli vist kuskil 4 eurot, nii et selle peale meil on läinud ka mingi 8 eurot kokku. Sinna juurde siis snäkid. Nii et 30 päevaga meil on läinud tegevuste peale kuskil 50 eurot, sest me lihtsalt ei ole väga palju siin ringi vaadanud. Soovitan ilmselt kõigil minna ka Kesk-Malaisiasse sinna džunglisse, me ei jõudnud sinna kahjuks, aga videotelt tundub väga lahe koht ja lahe kogemus. Võtame järgmisena siis shoppingu. Shoppingut, riideid mina ei ole ostnud, ma tean, et Richard midagi ostis, aga ma olen siin ostnud paar suveniiri ja kingitust oma lähedastele. Ja ostsin endale ka siis uue arvuti, uue hiire, nii et mul oli see kuu päris suur kulutus, aga seda ta ei pea selles mõttes sisse lugema.
tänu sellele ma saan nüüd palju paremini teha neid videoid teile, monteerida neid siin palju kiiremini, sest mu eelmine arvuti oli ikka väga vana. Siin me ei ole käinud kordagi peol, me ei ole kordagi võtnud skuutreid ega käinud massaažis, nii et need hinnad ei lisandu sellele, palile aga lisandusid. Ja kokkuvõttes, palju meil siis kokku on läinud? Kui mu arvutused mind ei peta, siis see kuu läks meil kuskil 850 € keskmiselt kokku. Siia juurde muidugi tuleb minu arvuti ja väiksed asjad, mis ma veel olen juurde ostnud, aga põhimõtteliselt elamiskulud on need ja ütleme nii, et palil läks pisut rohkem, aga palil me tegime ka rohkem tegevusi, nii et see on täiesti okei. Pluss seal oli ikkagist eraldi villa, siin me oleme kortermajas. Asjad, mida veel paliga võrreldes meeles pidada, siin ei ole meil hinnas kodukoristajat. Palil käis iga 2 päeva tagant või isegi iga päev koristaja. Siin me võtsime 2 korda ise koristaja juurde, samamoodi pesu pesemine, siin oli pesumasin ja pesime ise oma pesu. Seal aga enamasti sul ei ole pesumasinaid villades ja sa viid selle pigem laundry kohta, kus tehakse su riided väga odavalt puhtaks. Aga jah, selline oligi siis Malaisia patšap, ma lähen nüüd homme tagasi palile. Kui teil on mingi küsimusi või videoideid, pange kommentaariumisse, ma vastan teile kõigile. Ja jah, selline see oligi, nii et aitäh vaatamast!